tere, kallid muhulased, saarlased ja muu rahvas, kes siia kokku on tulnud. Ja mida siis öelda selle sündmuse kohta, mida on siis viimase 100 aasta jooksul nimetatud traagiliseks, häbiväärseks, aga ka heroiliseks. Kui umbes 10 aastat tagasi Sunfti-vend Raul, nüüdseks juba manala teele läinud Raul Salumäe ütles mulle, et kui mandril on asjad ühtemoodi, siis Saaremaal on teistmoodi ja Muhus on veel kolmandat moodi, siis paraku on minu kogemus näidanud, et nii see just ongi. Siin oli nüüd juttu juba pikalt sellest, kuidas maa- ja elatise puudus inimesi oli mõjutanud viimaste aastate jooksul 20. sajandi alguses. Ma olen väga mitmeid kordi mõelnud selle peale, kuidas oleks elada 100 aastat tagasi, vaadata tänapäeva 100 aastat tagasi elanud inimeste silmadega ja püüda mõista seda, mida tundsid inimesed 100 aastat tagasi. Ja see on võimatu, et meie, kes me ei ole tegelikult üldse tundnud seda, mis on nälg, isegi siis, isegi minu vanused, kes mäletavad, kui poed olid kaubast tühjad, et me ei saa seda ikkagi mõista, mis on ikaldus ja mis on nälg. Siin ma tahaksin tähelepanu juhtida ka rahvaarvule, mis siis enne esimest maailmasõda oli tõusnud väga kõrgeks, nii et Saaremaal oli see juba ligi 60 000, küll mõned tuhanded vähem, aga siiski praegusega võrreldes tunduvalt suurem. Ja Muhu rahvaarv oli siis 1914 ligi 8000, praegu me kogu aeg seal kõigume selle 2000 piiri peal, et rõõmustame iga kord, kui me jõuame sellele 2000 natuke lähemale. Ja kogu see toit tuli ikkagi enamasti ise toota. Siis 1919. aastaks oli elanike arv küll vähenenud, aga mitte muidugi sel määral, et see oleks võimaldanud siis lahedat äraelamist pärast raskeid aegu, mis ikkagi veel kestsid. Muhus oli siis ka põlistalusid ehk puumaid, nagu Muhus öeldakse, 289, ilmselt ütleme siis, et ligi 300, lisaks veel 400 vähemalt väikekohta. Ja enne teist maailmasõda oli siis nende arv tõusnud, nagu näha, kui samal ajal, kui elanike arv oli selleks ajaks juba jälle vähenenud 1000 ja isegi rohkem võrra. Kahtlemata oli ka Alexander Buxhoevdenil kui Saksa mõisnike esindajail oma roll nendes sündmustes, mis toimusid. Alexander Buxhoevden oli kahtlemata üks väga silmapaistev kuju, et ta oli olnud 1906–1916 Saaremaa maamarssal, õukonnas oli ta väga kõrgel positsioonil, jäägermeister ja lisaks oli ta ka põhjatult rikas enne revolutsiooni. Ta oli abielus Siemensi tütrega, selle Siemensi tütrega, kes Peterburis trammiliikluse sisse seadis ja sellega siis miljoneid teenis. Nii et väidetavalt olevat tema Haimre mõisa valitseja jutu järgi oli tal 14 miljonit pangas sel ajal, kui Haimre mõis 1905. aastal põletati. Ja ta oleks võinud selle kerge vaevaga taastada, aga ta tegi vale valiku, ma ütleksin selle peale. Haimre mõis oli muide siis tema Muhu mõisatest ja Saaremaa Võhksa mõisast mitmeid kordi suurem, kui siinsed mõisad olid siis alla 1000 hektari, siis Haimre oli peaaegu 4000 hektarit suure. Ja
ja ta otsustas siis Haimre maha müüa ja selle asemel ostis tagasi Pädaste mõisa, mis vahepeal oli perekonna käest ära läinud. Ja samuti ka Võlla mõisaga, ma ei ole päris kindel, et kas ta nüüd selle ostis või ostnud, aga nende perekonna kätte läks see kindlasti, olles ennem olnud teise haru käes. Ja samal ajal ei meenutata teda hea sõnaga, ei see Haimre mõisa taanlasest valitseja Andersen, vabandust, kes 1905. aastal väga palju pidi kannatama, aga loomulikult ei olnud Buxeudenil tema jaoks ühtegi head sõna öelda, sellest hoolimata, et ta jäi ilma oma kunstikogust ja veinikeldrist, aga et valitseja oma elu päästmise kõrval ja oma perekonna eest hoolitsemise kõrval suutis ka siiski päästa ära kõige kallima kunstikolлекtsioonis olnud Rafaeli, et selle eest talle muidugi keegi tänusõnu ei öelnud. Ja ka muhulased ei mäleta teda hea sõnaga. Kui 1905. aastal Koguva kogukonna vanem tol ajal Juhan Smuuli isa Jüri Smuul, keda taheti kotti toppida, siis läks mõisas, et aru pidada mõisahärraga, mida siis nüüd edasi teha, siis mõisnik teda vastu ei võtnud ja üleüldse ta talupoegadega ei olevat suhelnud, välja arvatud siis siiski nendega, kes 1905. aastal talle siis probleeme ei tekitanud, et neid ta olevat siiski kättpidi tänamas lõpuks käinud. Teine lugu räägib sellest, kuidas ühel jahiretkel olevat üks põder tormanud mõisniku poole ja tema elu olevat täiesti hädaohus olnud ja ta olevat päästetud siis Muhu naise poolt, kes parasjagu põllul tööd tegi ja kes siis läks ja hanguga selle põdra läbi torkas. No see on nüüd niisugune lugu, eks ole, et väga raske on seda ette kujutada, kuidas see kõik ikkagi võis olla, aga midagi seal oli, nii et see talunaine sai selle eest tänuks 15 rubla, mille peale muidugi kommenteeriti, et järelikult nii kalliks siis Buxeuden oma elu pidas ja nagu näha, sellest elust aga tänu muhulastele ilma jäi. Mõned pildid veel, mis näitavad siis seda Kuivastu mõisa ja tema omanikke siin sel ajal, kui kõik oli veel väga ilus. Need pildid on siis osaliselt tänu Jaan Valile ja perekond Viigile jõudnud minu kätte ja Saaremaa muuseumile. Siin ta on siis oma vennaga, kellega nad siis saatust jagasid. Kuivastu mõisahoone ja õu, kus siis kõik need traagilised sündmused ju alguse said. Ka see on üks väga huvitav näide selle kohta, kuidas ka see kohavalik oli ebaõnnestunud, et oli siis vaja neid mobiliseerituid sinna mõisaõue peale just kokku kutsuda ja mõisa interjöör koos siis tütardega ja võib-olla ka abikaasaga. 16. veebruaril siis kutsuti Kuivastusse kokku mobiliseeritud 176 meest, neist 78 oli Muhust, ülejäänud Uuemõisast ja Maasist. Kui kirjanduses üldiselt räägitakse siis 250 või umbes sinna kanti inimestest, seda hakati rääkima muidu juba kohe pärast mässu ilmunud ajalehtedes, siis võis neid ju kokku saatjate ja küüdimeestega ka nii palju sinna kokku tulla. Sunila nimekirjas on siis mässulisi loetud Muhust 108 kokku ja mobiliseeritutest on natuke ilmselt ikkagi rohkem kui 20, kes siis ka Sunila poolt mässulisteks on loetud, et kas nad ka tegelikult mässulised olid, on juba iseasi. Kõige rohkem paistab, et vastuhakkajaid oli Mõõgakülast ja Lehtmetsast ja siin järgmine ettekandja räägib siis Dionüüsi Saksakulmust ja tema poegadest, kes sellest osa võtsid.
Ja teine perekond Mõega külast oli siis Isak Pallasmaa koos poegade Mihhaili ja Vassiliga, kes olid ka kuivastus 16. veebruaril aktiivsed. Ja ma võtsin korraks selle pildi ka, mida Rein ka teile näitab, kus peal on siis tema vanaisa Dionisi ja seda teen ma sellepärast, et tunnistajate järgi olevat need kaks meest olnud nii sarnased, et nendele oli võimatu vahet teha. No muidugi nad näevad välja sellised, nagu üks Muhu talumees tol ajal välja nägi, et ma arvan, et enamus nägi sellised välja. Ja alles mõnda aega tagasi oli meil võimalik vaadata sellist Muhu talumehe tüüpilist esindajat ka Muhumaal, aga umbes 10 aasta eest on millegipärast loobus oma väljanägemist, et selleks on siis muidugi Martin Kivisoo. Nüüd asja teeb segasemaks see, et Muhus on palju ühenimelisi inimesi. Ja see on tõesti väga suur probleem, mitte ainult siis tol ajal, kui mässu uuriti, vaid ka tänapäeva ajaloo jaoks on ikkagi see tõeline peavalu ja võõral inimesel on ikka täiesti võimatu aru saada, et kas tegemist on nüüd ikkagi selle sama mehega või on siin lihtsalt ühenimelisega tegemist. Ja hea näide on siis üks väidetavaid juhte, Georgi ehk Jüri Pruul, et mul on kirjutatud siin Jüri, see on ka Muhu traditsioon nimetada neid Jürideks, aga nimetati ka Jürideks. Ja on siis olemas 1892. aastal mobiliseeritud Georgi Pruul, siis Lehtmetsa külas 1887 sündinud meremees ja tüürimees, ja samuti Rässa külas 1900 sündinud Georgi Pruul. Üks nendest olevat öelnud väidetavalt, et küll me nendele, kes minna tahavad siis tähendab sinna vabadussõtta, tina tagant järele suitsetame, kes seda ütles, seda ei tee enam mitte keegi kindlaks. Samuti oli siis Ivan Voka nimelisi päris mitu, nagu te näete siin. Ivan Vaga nimi oli väga populaarne. Üks nendest siis ka hukati mässu käigus ja Sunila nimekirjas on lausa 4 korda Vassili Suurkivi, kelle puhul ikkagi võib rääkida, et tegemist on ikka ühe ja sama mehega, lihtsalt tema oli sündinud Hellamaa vallas ja elas Muhu Suurvallas ja kuna ta oli määratud ka peksukaristus, siis tundub, et ikkagi tegemist oli kogu aeg ühe ja sama mehega, kes siis ka paraku karistussalklaste poolt hukati. Siin on siis Georgi Pruul, kes 1921. aastal väidetavalt Kroonlinna mässu ajal surma sai. Kui üldiselt on räägitud sellest, kuidas siin mässu ajal Kingissepa nähti, siis ma seda pilti vaadates mõtlesin, et järsku tema võis ju saarlastele tunduda, kes ei olnud ammu näinud enam Kingissepa ja kui palju nad teda üldse näinud olid, et ta natukene sedamoodi mees paistab olevat küll. Nüüd selline tuntud lugu, kuidas siis Eesti Vabariigi esindaja Jefimov hakkas siis mobiliseerituid välja hõikama, et kas nad on kohale jõudnud ja tegi seda siis nimekirja järgi, kus olid siis Karjane ja talle Muhu perekonna nimi vastati, et Karjane on Karjas ja et Räim ujus ära ja Kärme on Kärme mees ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis, kui ma vaatasin seda mobiliseeritute nimekirja, siis vaatasin, et aga neid ei ole seal ju, ei ole põhjust hüüda Karjast, kui teda nimekirjas ei ole. Kuna neid nimekirju on ka mitu, siis teises nimekirjas siiski Räim oli sees, nii et Timofei Räim siiski oli põhjus teda hüüda ja siis need teised ilmselt leiutati sinna hiljem rahvaloomingu korras juurde. Nüüd edaspidi siis on kirjanduses mitmeid tapjaid võimalik tuvastada, et kes keda on tapnud ja Andrei Räime puhul on siis nõukogude ajal väidetud, et tema oli see, kes esimese lasu tegi.
Samuti on siin siis üles nimetatud need, keda veel nende materjalide põhjal on siis süüdistatud kellegi tapmises. Ilmselt Mihhail Õue oli see, kes Puksöövdenitele otsa peale tegi ja üldse tapeti siis mässu ajal Muhus kokku 10 inimest ja kokku siis 23. Siin on siis ühe tapetu pilte, kes see täpselt on, ei ole kindel. Ja teine. Ja see, et Kuivastu telefoni- ja telegraafijaama ülevõtmist juhtis Mihhail Õue, on ilmselt ka õige. See on siis see telegraafijaam, mida muide aetakse pidevalt segamini postijaamaga, mis on tunduvalt vanem hoone ja kus siis oodati seda, et saaks edasi sõita, aga post ja telegraaf käis siis teise maja kaudu. Nüüd, kui need kurvad sündmused olid siis alguse saanud, ja esimesed ohvrid olid juba jää alla aetud, siis olevat need mässuliste juhid andnud küll käsu mitte rüüstata, aga samal ajal teine käsk oli ju rekvireerida. Nii nagu see oli juba toimunud siin juba mitmeid aastaid, nagu me kuulsime, ka mässulistel oli vaja siis vahendeid, et tegutseda. Ja seetõttu ikkagi neid asju, mida mõisatest võeti, oli päris palju. Kõige tuntumad on siis Aksel ja Aleksander Puksöövdenitelt võetud raha, juveelid ja riided ja väidetavalt olevat neil kaasas olnud ka lausa 75 000 kuldrubla rüütelkonna raha. Muidugi peab ütlema, et kui siin räägiti sellest, kuidas need mõis oma nõudmisi siis oli kergitanud mitmesaja protsendi võrra, siis tuleb meeles pidada, et Puksöövden, kes oli olnud põhjatult rikas, oli järsku väga vaeseks muutunud ja vastavalt sellele ta siis hakkas seda olukorda parandama. Tema juveelidest ja muust kaasas olnust on siis terve nimekiri, need on siis kõik väga hinnalised asjad, mis tal kaasas olid. Ja kõigest sellest, mis siis kaduma läks mässu jooksul, on muidugi see saabaste lugu kõige iseloomulikum, et kui vaadata neid pilte, siis nendelt tapetutelt on saapad ära võetud jalast ja teada on ju see, et kuidas osa Eesti mehi läksid sõtta ka sellepärast, et uued saapad saada, nii et see pole mingisugune ime. Ja Kuressaare vangimaja saadeti siis järelpärimine, et vangidelt kõik saapad ära võtta, mis vähegi annavad. Ja vastuseks siis vangimaja juhataja andis teada, et 14 on juba saapad ära võetud, nemad võtsid veel 15 ja mingeid jalanõusid nad võtsid veel vangide jalast ära, nii et saabastega oli tol ajal ikkagi väga kitsas käes. Ja üks tore jugu on ka veel sokkidega, kui keegi tahab sellest midagi kuulda, siis võite minu käest pärast küsida. Nii, siis toimus koosolek järgmisel päeval ja muhulaste esindajaks valiti siis Georg Vilto ja Georgi Pruul. Nüüd Georgi Pruulist me natuke rääkisime siin, aga Georg Vilto on nüüd selline mees, keda ei ole ka, kes on küll sunnilal mässuliste hulka loetud, aga kes ise oma tegusid nõukogude ajal eriti ei afišeerinud. Tema kuulus suguvõsasse, Kuusikute suguvõsasse, kes oli Eesti Vabariigi ajal alguses väga aktiivsed Eesti iseseisvuse pooldajad. Ja teada on siis see, kuidas ta käis koos oma sugulaste Aleksei, kes siis sai hiljem
Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks ja Timoteus Kuusikuga Kogulas Eesti Vabariigi esindajatega. Nemad olid Eesti Vabariigi esindajad, tema ei olnud, aga esinemise ajal need esindajad ei tulnud väga toime selle situatsiooniga ja siis oli Georg Vilto ise sõna võtnud ja viinud asja selleni, et koosolek võttis vastu resolutsiooni, et nad toetavad Eesti Vabariiki. Samas oli Vilto olnud 1917. aastast alates nähtaval, ta oli olnud Saaremaa, tol ajal oli soldatite ja tööliste saadikute nõukogu täitevkomitee otsas, ja järjekindlalt oli ta ka Eesti Vabariigi ajal sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kandideeris vallavolikogusse, ta oli hinnatud kooliõpetaja ja igati tubli ja väljapaistev mees, aga jah, tema seetõttu, et ta ei olevat sellel koosolekul osalenud, aga sellest hoolimata ta arreteeriti ja pääses üle noatera mahalaskmisest. Sellest ta räägib väga emotsionaalselt, aga tema pääses siis ainult tänu sellele, et oli samal ajal mobiliseeritud temaga ühenimeline Georg Vilto, kellest ta teadis, et ta on juba mandril, juba astunud sõjaväkke ja et ta lihtsalt ajas süü selle mehe kaela ja ise ta ütleb selle peale, et mitte siis tema surmaks, vaid iseenese päästmiseks ta seda tegi, sest kui tema viidi Viirakülla, kus siis tol ajal juba need sündmused olid alanud, karistussalga tegevus, siis parasjagu just lasti seal ilmselt Aleksander Kuuset maha ja kuna samal ajal ka olid karistussalgad juba jõudnud Orissaarde, siis ta arvab, et tänu sellele tal siis õnnestus pääseda. Noh, ja siis on siin siis terve hulk neid mehi, kes ilmselt olid ikkagi tegevad. Nüüd siin te näete sellist pealkirja nagu Ülestõus, mille pärast Piret on vist juba hallid karvad pähe saanud, sest et mina olen oma hariduse saanud sel ajal, kui tegemist oli ülestõusuga ja mul on väga raske seda enda peast välja saada, aga kuna Piret oli sellega nii hädas kogu aeg, siis lõpuks mind hakkas huvitama, et kuidas selle ülestõusuga ikka tänapäeval üleüldse on, et kas meil Eesti ajaloos üldse mõni ülestõus alles on jäänud. Ja vaatan, et ei ole. Ainukene, mis on Jüriö ülestõus, see oli minu jaoks üllatus, ma arvasin, et ei ole enam seda ülestõusu nime all, aga see on siiski Eesti ajaloo teises köites ülestõusuks jäänud. Aga teine ülestõus, mis veel 2001. aasta õpikus, keskkooli õpikus on kuulutatud üheks Eesti talurahva suuremaks ülestõusuks. See toimus Liivi sõja ajal, kui talupojad läksid lõpuks siis Koluvere linnust piirama ja olid endale kuninga valinud. Siis see ülestõus on kirjas 2005. aasta õpikus küll veel, aga Eesti ajaloo 3. köites ei ole sellest enam sõnagi. Nii et ülestõusudega on meil siis lugu nii, nagu see parasjagu on. Ei ole mingit kahtlust, et tegemist oli selle sündmuse puhul, mis me täna räägime mässuga Eesti Vabariigi seisukohalt. Ma arvan, et muhulased ikkagi natuke tõusid üles oma mõisniku vastu, nii et võiks ikkagi seda respekteerida. See on siis üks nendest. Siin on Ivan Enno, üks kiri selle kohta, kuidas üks telefoniparandaja võib rahva soovil ja punakaardi kontrolli all endale korterit otsida, kuivastus. Ja muidugi siis see mees, kes kogu sellele asjale lõpu peale tegi, Jaan Klaar, muide, kõik kirjutavad ta nime valesti, mina kirjutasin ka valesti, et ta on ametlikult oma nime muutnud muhupäraseks ja see tähendab mitte siis Jaan Klaar, vaid Jaen Klaar, sest muhulased eriti ei armasta pikki vokaale, aga Klaar ta ikka on.
Ja võib ette kujutada, mida see mees tundis, kui ta siia tuli, keegi ju ei teadnud, mismoodi see asi kõik välja näeb ja mis siin toimub ja siis need karistussalk, kes tal kaasas olid, lipnik Helmut Folsch on siin leidnud kõige suuremat äramärkimist kohalike elanike poolt kui sakslane, kes rääkis halvasti eesti keelt ja samal ajal käitus kohutavalt jõhkralt. Nii et sakslastel ikka oli siin üht-teist ette heita, aga ega need teised ilmselt ka väga siidikindaga ei silitanud. Sai surma ja hukati siis karistussalga poolt kokku 13 muhulast. Kas nad olid süüdi või mitte, tundub, et pigem need, kes karistussalga poolt hukati, ei olnud väga suured süüdlased, väga noored olid nad vähemalt. Georgi Viltost oli siin juba juttu. Konstantin Verendel on kirjeldanud seda, kuidas tema ei olnud kuidagi selle ülestõusuga eriliselt seotud peale selle, et ta elas Kuivastu mõisas ja töötas seal ja temal on sellest väga halvad mälestused, kuidas temaga ringi käidi. Need on siis veel muhulasi, kes oma elu kaotasid või kes siis hiljem uuesti pidid kohtuprotsessi läbi tegema. Jaan Tuulik on üks huvitav mees sellepärast, et tema oli 1940. aastal siis ka Muhu valla täitevkomitees otsas ja see maksis talle siis ka elu 1941. aastal, kui ta Saksa okupatsiooni alguses hukati. Temale nimelt mõisteti koos teistega surmaotsus, mis muudeti kohe aga 12-aastaseks sunnitööks. Ja neid karistusi üldiselt vähendati seal mitmed korrad, nii et kogu seda karistust ta ka ära istunud ja ta on küllaltki huvitav ja vastuoluline isiksus, et kuigi ta oli see, kes siis esimest korda ka 1941. aastal tähistas selle sama sündmuse aastapäeva, olles täitevkomitee esimees, olevat ta 1939. aastal ja jälle väga aupaklikult president Pätsu külaskäigu ajal temasse suhtunud. Ja Vassili Randmetsast oleks ma tahtnud teile ka rääkida, aga ma vist ei jõua seda teha, et see on ka üks väga huvitav moment nende sündmustes, kuidas siis Vassili Randmets, tuntud koduloolane, oli jõudnud just Kuressaare gümnaasiumi ja pidi kohe minema siis mässajatele vastu, teades, et seal need mässajad on ikka enamasti ju tema tuttavad muhulased ja veelgi enam lausa ta oma vend oli nende hulgas. Ivan Randmets, kes siis pärast teise maailmasõjal emigreerus Rootsi ja elas seal vägagi eestimeelse mehena ja oli ka vabadussõjas. Et siin on ta siis oma vennaga, see on siis tema matriklipilt, et tänu sellele sai Vassili Randmets siis, et ta vabadussõjas osales need 4 päeva, sai ta ka ilma maksuta ülikoolis õppida 4 teaduskonnas. 9 muhulast said siis Vabadusristi sõjaliste teenete eest hiljem ja kokku oli neid 10, üks sai ka mittesõjaliste teenete eest, mis on minu jaoks väga arusaamatu. Andrei Räimest oleks ka siin rohkem rääkida peale selle, et tema oli ka teatavasti ju see, kes vabadussõjas osales pärast ja veelgi enam ka vabadussõjalaste nimekirjas 1934. aastal kohalikku volikokku kandideeris koos teiste oma kunagiste sõjakaalastega. Ja siis on siin ka mõned näited siis muhulastest, kes on sellest kirjutanud, aga tegelikult on muidugi seda kirjandust tunduvalt rohkem. Aitäh!